Kuidas pakkimine läheb? Murm! Metsikult asju. Asi praegu poole peal. Matkatarbed laiali kõik. Meie suur nimekiri. Panime siin muud ka kokku vajalikku. Asi on, kaugel on? Poole peal on? Ei ole veel. Aga miks sa arvad, et ei ole? No. Riided ainult ja ega palju siin nagu muud seda kõike veel on. Tegelikult ei ole hullu. Vannituba on veel läbi käimata. Sealt asjad. Aga tuju on hea? Tuju on hea. Väga hea. Nii, näitan mõned asjad, mis meile siin on tuttavate juurest kaasa antud. Või näitame Marikaga. Ma näitan kõigepealt, mis meile sõber Krister andis reisi jaoks. Ehk siis ta tõi meile ühe päiksepaneeli, millega saab siis laadida USB-ga telefone või mida iganes. Ja arvas, et kuskil mäe otsas on see ülihea idee, et meil võivad kindlasti akud tühjaks saada. Siis Marikale ta andis ühe väga sükse tummise pealambi. Sest Marikal oli see puudu. Tänud Krister. Siis ta tõi Eestis kõige kangema kättesaadava pipragaasi. Ehk siis ta arvas, et võib-olla me lähme karuga kätt suruma või midagi, et siis me saame karule selle silma lasta, kui ta väga kurjaks meie peale saab. Et siuke karm asi. Ja siis viimaseks Krister andis meile ühe ägeda padja, mille ta lasi siis teha Kumo fotos meie viimasest reisist, kus me käisime siis kahe sõbra ja mina ja Marikaga. Pealkirjas armastus on teekond ja armastus on roos ja siis mõned väga ägedad pildid. Nii et aitäh, Krister! Vanemate poolt me saime väga uhke külmiku, mahutab ülipalju asju. Päris tummine. Lisaks veel õejade mehe poolt pipragaase. Kasparile on see suurem, mulle väiksem, siis ma oskan enda eest seista. Ja väga äge multitool. Võt. Ja viimase asjana selline lamp, taskulamp. Pimestav. Kindlasti telgis näiteks tuleb kasuks. Päris palju asju. Hei, meil nüüd Läti on läbitud, oli meile seal. Vanemad kutsusid meid nendega koos korra chillima. Ööbisime kuskil mingi Niisa lähedal, mis siis on mere ääres. Ilm oli külm, 14 kraadi, aga seest lained meres olid megad ja merevesi oli super soe. Minu arust oli väga lahe aeg oli vanemate koos. Mõnus saime nendega juttu rääkida, saime nendega natukene lihtsalt väljas käia ringi ja... Näitab näkku, hakkab kaarma nüüd tuleb. Mõnitavad mind. Mehine mees. Nad mõnitavad mind. Mehine mees. Eesti mees on tantsulõvi. Yesterday, going another
tegelikult on see äge iseenesest. Aga me ju teadsime, et te tahate ära minna kuskile pidi. Siis oleme Leedu piiri ületanud ja täna siis läbime Leedu ära otse kohe, et siin me ei peatu üldse, et sõidame siit läbi ja siis oleme kuskil Leedu-Poola piiri ääres mingis huvitavaimaga kohas, mille ma praegu võlgu jään. Et hüppime seal mingis asjas, et eks siis näeb, milline see on ja küll me sealt ka mõned kaadrid teile paneme. Jõudsime täna kogemata 3 riigipiiri punkti. Minu selja taga on Venemaa, ilusti traataiaga piiratud. Seal on Poola ja kusagil peaks olema ka Leedu, aga ma ei oska öelda täpselt kus. Igatahes tänane ilm oli suht jama, ülituuline, vihma sadas ja sattusime selliste majandusasutuste, mis on selle kandi lähistel. Kohtasime ka teisi eestlasi, kes tulid ka just siia. Et tõesti, eestlasi on vist igal pool. Räägi, kuidas tunne on, lähed esimest korda nüüd Poolasse rooli? Ma ei tea. Kohe kiirtee uhama. Üritan teistele järgi jõuda. Üritad teistele? Järgi jõuda. Järgi jõuda, mitte ette jääda? Jah. Okei. Ma usun, et saab hakkama. 2 minuti pärast oled sina roolid. Asjaolud muutusid. Meie sõiduk on Mercedes Viano 2003 aasta lõpp 2.2 ja õnneks on sellel püsikas, on lihtsam neid pikki vahemaad võtta. Autos on 4 kohta, siin taga on 2 ja vaatame, mis meil siin sees ka on. Nagu näha, siis siin on väga palju koli, aga enam-vähem kõik eluks vajalikud. Kindlasti kõige vajalikum on see klaver, mis me kaasa võtsime. Aga noh, kes teab, ei tohi näppe rooste lasta. Kitarr on ka kaasas, see on Kaspari pärusmaa.
jõudsime Liptovski Mikulase linna ja siin me teeme väiksed sisseostud Lidlis, et oleks kõht täis meil lõunal ja õhtul. Võtame kartulit ja makaroni ja sest lihtsalt toitu. Ega siin rahaga priisata pole. Ega mingid rikkad pole. Saame triimuse käima tõmmata. Jah, just nii. Täna on 5. päev. Ja me oleme ühes linnas. Mis on enne Zakopanet, rohkem Eesti pool. Mul ei ole see nimi meeles praegu. Aga esimene päev, kus me puhkame. Oleme päris nõinas majutusasutuses. Ja täna on mul aastapäev ka. Siis selle lähme välja sööma. Tahaks täiega pitsat süüa. Video lõpetuseks Marika mängib minu lemmik klaveripala, Nuole Bianche, aga ta on ise väga kriitiline, kuna talle see klaveriistu ja käed pidavad roostes olema ja see lugu ka talle nii väga ei meeldi, kui mulle meeldib. Aga ma rääkisin ära nii, et ma usun, et kõigile teile ka meeldib, et nautige.